aeg on läinud. Niimoodi. Jaa, tere ka minu poolt. Rõõm on siin olla, teie ees jälle. Pole saanud ka olla, et lapsed on haiged olnud. Minu tänase jutluse teema on vaimse kasvu etapid. Nagu te võite siit juba võime lugeda. Et me oma varasemates jutlustes siin seerias algus ja lõpp oleme rääkinud siis erinevatest asjadest, oleme rääkinud usust Jeesusesse ja et see on võrdne sõnakuulmisega ja oleme rääkinud, et usk on kui lihas, mida tuleb treenida, kasvatada. Me oleme rääkinud, mis on evangeelium, kuidas evangeeliumi jagada, kuidas seda vastu võtta, mida see eeldab. Ja viimane kord me rääkisime sellest, kuidas kristlane saab elada patuta püha elu, milleks meid on kutsutud. Ja selleks on vajalik panna oma elu maha, järgida Kristust, püsida Kristuses, lugeda Jumala sõna, nii nagu ka Taimi täna jälle rõhutas seda, iga päev lugeda Jumala sõna, püsida vaimu osaduses, käia vaimus ja rakendades ka siis meeleparandust koheselt, kui tähendab olla sõnakuulelik, kui meil on tõde ilmutatud ja rakendada siis seda nagu meeleparandust koheselt. Ja täna ma siis tahaks just keskenduda sellele, et mis siis saab peale seda, kui inimene on uuesti sündinud. Ja eelmine kord võib-olla mäletate, ma kiirelt puudutasin seda teemat, et mis on pääste, et see on piiblis siis esineb teda nagu kolmes ajavormis või ajamõõtmes, minevik, olevik ja tulevik. Ja et see pääste ei ole nagu hetkeline sündmus, vaid see on nagu protsess, et me oleme nagu selle juba kätte saanud osaliselt, me samas nagu käime veel selles ja kunagi me saame päästetud, see on siis see kirgastamine. Et see on nagu väike meeldetuletus, mis me siis viimane kord veel rääkisime sellest. Ja ma üritasin teie jaoks teha kas te siit kaula pistuletab? Üritasin teie jaoks teha sellise nagu väikse pildi, graafiku, joonise, kuidas te nimetada. Et kuidas see päästeprotsessis välja näeb. Jumala sõna on jõudnud kuidagi meieni, on ju. Kas me oleme kuulnud, lugenud, keegi on meile Jumala sõna jaganud. Ja siis toimub mingi see välk on nagu pandud, et mingi pööre toimub, midagi lahvat on meie sees. Ja me parandame meelt. Ja me võtame usus vastu Kristuse. Ja siis on see õigeks mõistmine saab alguse, see sissejuhatus nii-öelda. Õigeks mõistmine on siis see sissejuhatus sellele kitsale teele. Ja muidugi, kui me võtame usus Kristuse vastu, siis usk tähendab, me rääkisime sõna kuulmist, et see tähendab, et sellele järgneb ka ristimine veega, ristimine püha vaimuga. Ja mis see kõik kokku on tegelikult, see ongi uuesti sünd. Ehk siis see on see teekonna algus. Et ma usun, et kõik on sellega nagu nõus, et meie kui kristlaste jaoks uuesti sünd ei ole lõppeesmärk, vaid see on see teekonna algus, mis tuleb nüüd alles käima hakata. Ja lõpuks me jõuame sinna kirgastamisse, mis on siis meie ihulunastus, aga vahepealne see protsess on see pühitsusprotsess, millest me just eelmine kord rohkem rääkisime. Ehk siis me peame selles päästes üles kasvama ja püsima sellel kitsal teel. Ehk siis see on nii-öelda see päästeprotsess. Et kui sina oled uuesti sündinud, siis nüüd sa oled selles pühitsusprotsessis, ehk siis sa kasvad oma päästes üles ja see on see, millest ma tahan ka täna rohkem rääkida, et mis siis saab nüüd, kui ma olen uuesti sündinud, mis on need erinevad meie vaimuliku kasvu etapid selles pühitsusprotsessis. Nii, jah, ihulunastus, Kristuse sarnasus, jõuame teekonna sihtkohta, on see kirgastamine, sellel kitsal teel siis. Okei, ma ei saa tagasi vist enam minna. Noh, igal juhul. Ma küsin teie käest, et millal saab elu alguse? No näed, jätan selle veel teile siia ette mõneks hetkeks. Aga ma küsin teie käest, et millal saab elu alguse? Mõtleme korraks, millal saab elu alguse? Kui see on debatt. Sa mõtled füüsilises või vaimses?
räägin praegu füüsilisest, meie nii-öelda tavamaailmas, on ju. Jaa, sa oled jõudnud kohe asja tuumani. et ma usun, et me kõik oleme nõus sellega, et me oleme tegelikult elus ennem, kui me füüsiliselt sünnime. Et enne kui see meie sünnipäev või sünnikuupäev ei ole tegelikult meie elluärkamise kuupäev. Ja et sünnipäev on siis see päev, kui sa tulid on ju ema ihust välja, aga elu juba tegelikult see juba enne seda nagu alguse. Ja kuidas sünnib elu, on ju, Urmas siin just ütles, spermatosoid kohtub munarakuga ja seal sünnib elu. Ja need rakud hakkavad poolduma, kasvavad, kuniks sellest areneb beebi. No minul siin juba on üks kasvamas, nii et mul on nagu kohe teada, kuidas see asi on ju käib. Aga kui beebi kasvab siin kõhu sees ja ta on saavutanud oma küpsuse, mida ta teeb? Ta pöörab ümber ennast. Pea alaspidi, et ta saaks sündida. See on kõige loomulikum viis, et laps saaks sündida, on see, et ta peab ennast pöörama ümber. Ja mina käisin kontrollis ja sain teada, et mul on juba laps ümber pööran, nii et ta juba on, nagu tahab valmistuda välja tulemiseks, et ei ole enam palju jäänud. Aga samamoodi, et kui beebi pöörab ennast ümber, see on kõige loomulikum, kõige parem viis talle välja tulemiseks. Kui ta ei tee seda, siis see on väga riskantne sünnitada, sellel läheb vaja abi ja see ei ole üldjuhul kõige parem. Ei ole emale ega lapsele kõige parem viis. Aga nüüd, kui ta on ennast ümber pööranud ja ennast paigale sätnud, ta sätib ennast sinna niimoodi paika, et nüüd ta fikseerub nii-öelda ära, öeldakse, et fikseerib oma pea ära. Siis mida ta peale seda teeb? Ta peab läbi vee välja tulema. Ta on tegelikult lootekoti sees, ta on vee sees, aga ta peab läbi sellest veest tulema. Ja kui ta nüüd esmakordselt sealt vetest nii-öelda läbi tuleb, mida teeb üks laps? Ta hingab õhku sisse ja mida ta teeb? Hakkab karjuma, hakkab oma selles beebi keeles rääkima. Ja mis me ütleme selle peale? Laps on sündinud, eks ole? Laps on sündinud. Kui see laps ei hakka häält tegema, siis midagi on ka viga, sellepärast, et ilmselt tal on midagi nagu, võib-olla on lima, kui me räägime siin nii-öelda normaalsest, nii-öelda sellest tavamaailmas, kui lapse puhul. Aga tegelikult see ongi evangeelium. See on see tegelikult, see sama kandub, see on nagu võrdpilt meile kui ka vaimulikus elus, et kui Jeesus ütles, et me peame sündima uuesti, et näha Jumala riiki, siis see sama tegelikult on ka, see sama võrdpilt on meil ka uuesti sündimisega, et kui me sünnime, Johannes kasutab, me viimane kord ka sellest põgusalt nagu mainisin, et me peame sündima kadumatus seemnest ja mis see kadumatus seeme on, see on Jumala sõna. Ja Johannes kasutab see Jumala seeme, millest Johannes räägib, 1. Johannese 3.9. Ta kasutab sellist kreekakeelset sõna nagu sperma, mis ongi sõnalt tähendab seeme, eluseeme, algimpulss. Ehk siis me jõuame tegelikult tagasi selle nagu pildi juurde mõnes mõttes. Keegi on külvanud Jumala seemed ehk Jumala sõna meie sisse, meie südamesse. Ja nüüd see on saanud hakata kasvama meie sees. Ja see vajab aega. Beebi ei sünni, ei ole nii, et spermatosoid saab munarakuga kokku ja vups, ongi beebi valmis ja juba tuleb välja. Ei, tal on vaja 9 kuud seal kasvada, areneda, kuniks ta jõuab sinna küpsusesse ja samamoodi ka vaimulis elu. Meil on vaja jõuda, see sõna koguneb, see sõna hakkab kasvama ja kasvama. Ja ma ei tea, võib-olla Kristel mäletab, koolis ka jagati, et on tehtud nagu kindlaks, et 30 korda inimene peab keskmiselt kuulma Jumala sõna, ükskõik siis, kas see tuleb kellegi inimese kaudu, kas ta loeb seda, kuidagi Jumala sõna puudutab tema elu või kõnetab tema elu, jõuab kuidagi temani, keskmiselt 30 korda siis, enne kui see inimene otsustab pöörduda, enne kui ta otsustab, et midagi peab muutuma. Ta peab oma valiku tegema. Ja tegelikult ongi see sõna kasvab meie sees piisavalt suureks ja kui ta on saanud küpseks, siis
viib meid selle otsuseni meelt parandada. Ja see meeleparandus peaks juhtuma enne, kui me veest läbi läheme, ehk siis mis veest läbi tulemine tähendab? Me lähme läbi ristimisvee. Ja kui me nüüd oleme selle ümberpööru teinud, ehk siis meelt parandanud, me rääkisime, mis on meeleparandus, see ei ole lihtsalt kahetsemine, see on oma elu ümberpööramine nii-öelda, teise suuna võtmine, tegema kannapöörde. Ja kui me oleme selle meeleparanduse teinud, siis me sünnime, lähme läbi ristimisvee ja mida me teeme? Me tuleme veest välja ristimisveest, ja me hingame sisse. Mida? Me hingame sisse eluõhku. Kreeka keeles on selline sõna nagu pneuma, mis viitab ka vaimule. Me hingame sisse vaimu. Et kui Vanas Testamendis seal on selline nagu sugulussõna seal nii-öelda, mis räägib sellest, et Jumal puhus meie sisse eluhinguse. Nii et kui me räägime teoloogiliselt või poeetiliselt, siis me saame ka öelda, et kui me sünnime uuesti, siis me hingame sisse seda vaimu. Ja mida me hakkame tegema? Tuleme ristimisveest välja, hingame seda õhku sisse ja hakkame rääkima. Ja välja tuleb keeled, vaimukeeled, see uus, see isiklik keel, mis sa saad läbi püha vaimu. Igal ühel on see nii-öelda need isiklikud keeled. Me ei räägi siin praegu eesti keelest või inglise keelest või mingist muust keelest, ja me räägime isiklikest pühavaimu keeltest, mis on mõeldud siis iga kristlase jaoks, et ta saab rääkida Jumalaga. Ja kui ta hakkab rääkima uutes keeltes, siis me saame öelda, uuesti sünd on leidnud aset, see laps on sündinud. Nii, aga me jõudsime siia. Mis siis saab? Kas me ütleme selle lapsele, et palju õnne, nüüd sa oled sündinud, kõik on hästi, head aega? Ei, see on see teekonna algus. Ja see nüüd hakkab sellel lapsel see nii-öelda kasvamisprotsess. Ta oli seal üsas, ta sündis ja nüüd ta on väike beebi, väike laps, võime öelda. Nii. Ja kuidas lapsed süüa saavad? Kui see beebi sünnib, kas ta läheb ise külmkapi kallale ja emme annab talle või? Annab talle liha ette ja kuidas ta toidab teda? Piima annab talle. Aga kuidas ta selle piima saab? Ja kuidas see emme selle saab? Ostab poest paki piima ja annab talle või kuidas? Rinnast annab. Ja see ema peab sööma esiteks, ma arvan. Ja siis tema keha protsessib sellele lapsele sobilikuks produktiks, mis on rinnapiim, mis on siis nii-öelda öeldakse kõige parem lapsele. Seal on kõik vajalikud antikehad, seal on kõik vajalikud toitained selle lapse kasvuks ja arenguks. Ja samamoodi tegelikult ka vaimulikus, kui me mõtleme nagu vaimuliku spektris seda, siis kui beebi sünnib uuesti ja laps on uuesti sündinud, siis see beebi vajab enda kõrvale seda vaimulikku ema või isa, kes suudaks talle nüüd teha selle söödavaks selle toidu. Ehk siis Jumala sõna hakkaks õpetama, paneks talle mingi aluse, nii-öelda, aluspaneva õpetuse. Ja ma pean siit järgmise slaidi 1. Peetruse 2.2. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Ehk siis meil on vaja seda vaimulikku selget piima, et hakata üldse selle pääste poole kasvama, mis oli see pühitsusprotsess kuni kirgastumiseni. Ja ma panen siit edasi, mis siis on see algõpetus, mida see äsja sündinud see beebi nagu vajaks? Hebraste 6.1-2 ütleb, seepärast jättes kõrvale õpetuse Kristuse alguse kohta suundugem täiuslikkusele. Ärgem hakakem taas rajama alust meeleparandusele surnud tegudest, usule Jumalasse, õpetusele ristimisest, on eestikeelses, kreeka keeles tegelikult on ristimistest seal mitmuses. Kätele peale panemisest, surnute üles tõusmisest ja igavesest hõikamõistust.
ehk siis, mis need punktid on? Ma sain siin 6 punkti välja vähemasti. Et mis need on? Meeleparandus surnud tegudest. Mis need on? Oma elu maha panemine, enesele suremine, kannapööre meie elus ja nii edasi. Usk Jumalasse, sellest me oleme juba ka rääkinud eelmistel kordadel mõnes mõttes, aga see tähendab ka mitte ainult seda ka sõna kuulmist, vaid usk Pojasse tähendab ka usk Jumalasse, me ei kahtle Jumala olemasolus. Kui me mõtleme, et see kiri on kirjutatud heebreallastele, siis heebreallased, neil olid juba, nad ei kahelnud Jumala olemasolus. Ja kui ta kirjutab, siis ta ütlebki neid asju nagu, et me ei hakka nendest umbes teile enam rääkima, et need on teil juba niikuinii teada. aga samamoodi meie kristlastele, et mingid asjad on nagu baas, mis meil peab olema selge, et me saaks pääste poole hakata kasvama. Mis need õpetused ristimistest on? No sinna juurde kindlasti kuulub Kristusesse ristimine, veega ristimine. Aga juutidel oli ka veel muid pesemisi, et enne söömist peab käsi pesema, erinevad mikva näiteks, Johannese ristimine on ju. Et need käisid ka selle õpetuse sisse selle alla. Erinevad käte peale panemine. No sellest me ei ole koguduses võib-olla väga palju rääkinud, mida muidugi annab muuta, aga selle alla käib ka näiteks püha vaimu andmine käte peale panemise läbi, vaimulike annete vahendamine, tervendamine, ametisse seadmine, õnnistamine, see kõik käib selle käte peale panemise nagu alla. Õpetus surnute üles tõusmisest. Johannese 5, 28-29 ütleb meile, et kord tuleb üles tõusmine, on ju, kas eluks või hukkamõistuks. Et selle all mõeldakse nagu seda. Ja need nagu käivad mõnes mõttes nagu käsikäes, et peale seda, kui surnud üle, et me ei jää nagu inimene ei jää igavesti surma alla, see on see õpetus selle kohta. Ja igavene hukkamõist on siis, et kord tuleb viimne kohus ja see on igavene kohtuotsus, et see on nagu määrab igavikuks ära, see otsus on lõplik ja see on õpetus sellest. Nii et see on tegelikult see plokk nagu, mida oleks vaja nüüd sellele äsja sündinud beebile nagu selgitada ja rääkida ja teha kindlaks, et see baas oleks nagu kindel, see baas oleks selge. Ja ma ei tea, kuidas täna teiega siin on, kas keegi tunneb, et midagi nendest teemadest on võib-olla ebaselge. Kui sa tunned, et midagi nendest teemadest on ebaselge või sa tahaksid rohkem teada, siis tule teenistuse lõppedes, paneme kirja, mis on need teemad ja siis me saame mõelda, et kui palju neid inimesi on, keda see teema huvitaks, et me saaks seda lähemalt käsitleda või siis saame üks-ühele seda teha. Nii et tihtilugu nagu just, et nende beebidel ei ole nagu mõtet minna niimoodi juurde, et viskame liha lauale, nii palun hakka sööma, et mis see liha siis on. Viskan sulle, et ütleme, et sa kerge sündisid uuesti ja ma viskan sulle kogu kiiki siia. Et see on põhimõtteliselt see, et ma viskan talle selle lihatüki või steigi nagu ette, et hakka järama nüüd. Ja siis ta võib-olla ütleda, et Jeesus tuleb varsti tagasi ja siis sa hakkad lugema, et oot, kus selle kohta kirjas sinna ilmutusraamat, jube keeruline, mitte midagi ei saa. Et see ei ole nagu see, mida me peaks tegema, kui on beebi sündinud, on ju. Me ei viska talle mingisugust liha ette. Niimoodi, ma panen siit siis edasi. Siin on veel heebrealastele ja 5, 12-14, et igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps. Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal juba harjunud eristama head ja kurja. Nii et siis kokkuvõtvalt, mis siis on need beebi või väetilapse märgid Kristuses? Läheme siit edasi. Nad on endiselt, ma annaks siia mõned kirjakohad ka, ma ei jõua neid võib-olla täna ette lugeda, aga kes tahab üles kirjutada, on mis ma nüüd hakkan siit, need märgid, need tulevad nendes kirjakohtades välja, on heebrealastele 5.13, 1. Korintuse 3, 1-3, heebrealaste 5, 11-14 salmid, 1. Johannese 2, 12 salm ja efeslastele 4, 14 salm.
mis on siis need beebi või väetilapse märgid Kristuses? Ta on endiselt veel maailmalik, kiivus, riid ja seda kirjeldab just see Hebra 1. Korintuse 3:1-3, ta ütleb, ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Kuid ega ta nüüdki veel talu, sest te olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikud, eks te siis käitu inimlikult. Mida siis veel? Ta vajab piima, mitte tahket toitu, sest me rääkisime just hetk tagasi. Tal on vaja neid algtõdesid veel. Ta ei tee vahet õigel ja valel. Miks ta ei tee? Sest see sõna, Jumala sõna ei ole veel kinnistunud. Ta on nii vähe aega olnud Jumala juures. Ta ei ole veel Jumala sõna nii palju lugenud, et see oleks kinnistunud tema südamesse, et ta saaks õigele valel vahet teha. Ja selle tõttu tegelikult on ka kergesti petetav, eksitusse aetav ja pillutatav ja kõigutatav erinevate valeõpetuste poolt. Kui inimene sünnib uuesti vaimselt, ja ta läheb sinna kuskile netiavarustest ja YouTube'i näiteks avab mingi video, ta võib võtta kõike tõe pähe, sest tal ei ole veel seda Jumala sõna, mille varal nagu kuidagi nagu eristada, et kas see on nüüd õige, kas see läheb Jumala sõnaga kokku või mitte. Tal ei ole seda tunnetust, seda eristamisvõimet veel, et ta saaks aru, mis on õige ja mis on vale. Ja mida veel? Ta vajab pidevat meeldetuletust, su patud on sulle andeks antud. Sest ta endiselt veel eksib, endiselt veel, ja see on seesama põhjus on tegelikult selles, et Jumala sõna ei ole veel saanud nii tugevaks tema sees, et ta ikka veel võib eksida, komistada ja kukkuda, aga sellest natukene kohe varsti lähemalt ka. Ehk siis kokkuvõttes ta ei ole ka veel piisavalt tugev, et siis kurjast võitu saada. Ja mis on sellise beebi või väetilapse vajadused Kristuses? Ta on täielikult sõltuv vanemlikust abist. Kui ta sünnib uuesti, siis tal on vaja, et tema kõrval oleks teisi kristlasi, vanemaid kristlasi, kes võtaks hoolt tema eest, kes õpetaks teda. Ja sellepärast mõnikord ka mingid sellised suuremad krussaadid, tuleb küll palju inimesi, aga kes jääb nende kõrvale? Kas on organiseeritud, et keegi jääb ka nende kõrvale neid üles kasvatama? Et ta vajab siis tegelikult vanemaid, perekonda ja osadust teiste kristlastega. Ta vajab ka tasast õpetust ja julgustust ja tuge oma kahtlustes, kui ta on segaduses või kui ta komistab või kukub, et need on ta vajab seda, sest et algus on väga raske. Me ei tea ilmselt ühtegi last, kes kohe hakkaks kõndima, ilma et ta oleks kunagi kukkunud. Ja samamoodi ka see, et ka vaimulikus elus. Ehk siis ta vajab veel seda vaimulikku piiba, tugevat alusõpetust. Need on tema vajadused. Siis me jõuame siit järgmise etapini. Tegelikult ütleme, et kui me piibli kontekstis ka vaatame, siis mõnikord nagu ta tegelikult, ütleme, Johannes paneb nad nagu beebi selle ja lapse nagu mõnes mõttes nagu ühte patta, mis nad ongi sarnased, tegelikult need samad vajadused võiks panna ka sinna järgmisse ikka, mis on siis siit, jah, et ta ei beebi on ja nüüd ta võib olla natuke suurem beebi, et ta juba nagu hakkab jalgu alla võtma ja võib-olla ta juba suudab ka ise midagi süüa on ja. Ehk siis seepärast ma panin nagu selle beebi ja natuke suurema lapse pildi sinna, sest et kui me räägime 2-aastast või me räägime 6-7-aastast, siis seal vahepeal on nii palju arengut toimunud on ja samamoodi ka vaimulikult. Et kui see beebi nagu kasvab nii suureks, et ta suudab juba ise midagi süüa näiteks on ja mingeid kohustusi võtta, siis ta ju ei ole enam päris imik on ja, et vastsündinu. Ja see laps siis juba ongi selline, kes suudab juba ise midagi teha. Näiteks ta oskab ise süüa võib-olla mingil määral, ta ei söö enam võib-olla piima ainult, võib-olla juba natuke tahkemat rooga ka on ja. Võib-olla ta on nii vana juba, et ta oskab oma mänguasja aru karistada.
või saad talle öelda, et aitab nõudepesumasinat täita või aita mul lauda katta, et mul on siin kodus 2, 3 ja 4 on ju, ja ma võin vabalt öelda sellele 2, 3-sele, et kas sa tahad aidata mul lauda katta ja ma annan talle taldrikud ja ta viib lauale, ta saab hakkama sellega. Et imik nagu veel ei anna, on ju, aga samas ma pean olema vanemana ka väga tähelepanelik, et ma ei anna talle nagu, et kui meid on peres 4, ma ei anna talle korraga 4 taldrikut, sest see oleks jällegi liiga raske tema jaoks. Ma annan talle 2 kaupa, viib ära ja siis tuleb uute järgi. Et siin on ka nagu vanemlikku tarkust vaja, et see vastutus, mida sa annad, oleks ka eakohane. Ja mis siis nagu seda lapse nagu iga nagu võib-olla iseloomustab ka, ongi see, et ta võib nagu tulla tihti ette selliseid olukordi, kus ta nagu seab endale nagu mingid eesmärgid ja siis nagu võtab midagi ette ja ta ei tule välja ja siis ta tekib nagu tohutu frustratsioon sellest ja läbikukkumise tunne ja ta tunneb, et nüüd ma ei tea, hakkab ennast halvustama ja ütlema, et ma ei hakkagi seda enam kunagi tegema ja nii edasi, seepärast, et no mul ei tulnud ju välja kohe esimese korraga või teise korraga, on ju. Et mul on ka väiksed lapsed, on ju, ja mõnikord on niimoodi, et siin Naatan oli mõni aeg tagasi, oli veel väikene, on ju, ja ta tahtis hakata kirjutama, aga tema käsi ei olnud füüsiliselt arenenud sinnamaalt üldse midagi nagu käeliselt sellist teha. Ja mina lapsevanemana ju tean seda, et ta käsi ei ole lihtsalt füsioloogiliselt, ei ole arenenud sinnamaale. Aga tema oli nii endast väljas sellepärast, et ta ei suutnud, kuigi ta üritas. Ja siis on jälle see, et meie vanematena peame meelde tuletama, mis on tõde, mis on reaalsus tema elus, et kas see on üldse võimalik. Ja see on nagu väike näide. Aga samamoodi, kui me räägime üks väiksemast, kes alles näiteks õpib kõndima, siis tema puhul näiteks, kui laps harjutab kõndimist, kõnnib, kukub, hakkab nutma. Mida tavaliselt laps teeb? Ta vaatab oma vanema otsa. Kuidas vanem reageerib sellele, et ta kukkus või mis ta tegi? Ja kui see täiskasvanu seisab seal kõrval ja hakkab täiega halama, et appi, mis nüüd kõik oli, laps läheb ka tegelikult sellest endast välja. Ja võib-olla ta enam ei julgegi harjutada ja tal tekib nagu see motivatsioonilangus. Aga kui tema vanem on seal kõrval, ütleb, et ei ole hullu ja tõuse üles ja kõnni edasi ja pane edasi, et harjuta, siis see laps saab ka indu juurde ja ta hakkab proovima. Ja samamoodi on tegelikult ka nagu vaimulikus elus, et nii kaua, kui me oleme lapsed, siis tuleb seda eksimist rohkem ette. Me komistame, sest see sõna, ehk siis Jumala sõna või see tõde ei ole nagu juurdunud meie sisse nii tugevasti. Et seepärast ongi oluline rajada ja tugev alus ja püsida Jumala sõnas ja vajame neid kristlasi, vanemaid kristlasi ja vaimulikke vanemaid enda ümber, kes nendel hetketel ütlevad, et tõuse üles, tuletavad meelde, mida Jumala sõna ütleb, kes me oleme Kristuses, seda tõde meie elu kohta. Ja ütleb, et nagu Johannes kirjutab, jah, siin on mul toodud välja ka, 1. Johannese 2.12, nagu Johannes kirjutab, lapsed, teie patud on andeks antud. Lapse iseloomustab seda, et kuigi ta proovib ja komistab, siis me peame endiselt meelde tuletama talle, sinu patud on sul andeks antud, tõuse püsti, kõnni edasi, ära jää sinna nagu vedelema sinna maha. Sest mõnikord on aeg uuesti sündinu elus, kus ta komistab, langeb tagasi pattu, siis ta hakkab ütlema, et tunneb esiteks ennast hullult õnnetuna, et ta on jälle eksinud ja siis ta hüüab ahastu, et Jumal on mu maha jätnud ja ma ei tea, ta ei suuda mulle andeks anda ja ma olen nüüd täiesti kadunud ja nii edasi. Ja siis ta vajab neid kristlasi enda kõrvale, kes teda julgustavad, üles tõstavad. Aga kui see inimene, ütleme, et 15 aasta pärast ta vajab seda sama, et ikkagi jälle ja pidevalt sa vajad seda, et keegi ütleb sulle seda, et su patud on sulle andeks antud ja et tõuse üles ja ära lange nagu masendusse, siis midagi peaks mõtlema, et see ei ole enam normaalne, sa ei saa olla imik igavesti, sa pead üles kasvama.
et siis on nagu natuke midagi viltu, et kunagi siin keegi oma jutluses või kuskil, ma mäletan, ma nägin niisugust pilti, kus vana mees ja istub lastevankris, on ju. Ei ole normaalne ju. Et sa peaks juba selle aja peal juba jalad all olema ja kõndima, et miks sa istud ikka veel seal vankris ja tahad nagu imik olla. Et selles mõttes on vaja kasvada ja see vajab õiget toitu, õiget keskkonda. Nii, me jõume tegelikult, vaatame, mis ma siin on, jah, iseloomustab siis et endiselt õpib, endiselt eksib. Õpihimu on suur tegelikult ja soov katsetada, aga tal on endiselt siis see vajalik vanemlik tugi ja julgustus. Ehk siis tegelikult need samad vajadused, mida me ka siin selle nii-öelda beebi jaoks, beebi juures käsitlesime, aga võib-olla siin on see osa veel, et kui ta on juba natukene kasvanud, siis ta võib-olla saab mingeid väiksemaid rolle täita, mingeid väiksemaid kohustusi võtta, võib-olla mitte õpetuslikult, sest ta jumala sõna ei ole veel kinnistunud temas, aga ta saab ikka kuidagi aidata, kas või mis iganes, mingi väike asi olla, et ta tunneb, et ta on kaasatud, et ta saab areneda. Nii, aga nüüd me näitan siis, kus me oleme jõudnud siin beebi, väike laps, nii, me jõuame nooreni. Kes on see noor? Nii-öelda tiinekaiga. Mida seda iseloomustab tavaliselt? Kõik, mis ema-isa teevad, on valesti. Ma oskan paremini, ma tean paremini. Aga samas on tal seda julgust ja indu proovida. Ja ta näeb uusi võimalusi. Võimalusi ja katsetada midagi, mida näiteks võib-olla vanem generatsioon ei julenud või ei näinud, ei suutnud. Et ta on sellist nagu loovust, värskust, energiat. Ja ta kogeb, et tal on palju potentsiaali, mis vajab rakendust. Johannes ütleb, et te olete ära võitnud kurja ja te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis noorte kohta. Ta kirjutab, teie noored, te olete ära võitnud kurja. Te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis. Ehk siis tegelikult, kui me räägime noortest, siis need on juba sellised küpsemad kristlased. Küpsemad Jeesuse jüngrid. Nad on juba selle sõna lugemises, uurimises ja tundmises edenenud. Ja neil on tekkinud ka mingisugune, võib-olla panekski siit selle järgmise slaidi juba, et mis need märgid on siis. Et ta on juba, küpsenud Jeesuse jünger, ta on juba tugevam sõna tundmises, seisab Jumala tõotuste ja tõe peal, ei ole enam lihalikud, ta ei ole enam nii lihtsalt eksitatav. Miks? Just see sama tõttu, et Jumala sõna on juba kinnistunud tema sees, ta on juba tugevamaks saanud Jumala sõna tundmises. Ta juba on treeninud ennast, ta juba suudab eristada head ja halba. Ja tal on tekkinud ka juba mingit tunnetust kogemuste varal. Aga mida seda iga siis iseloomustab see, et tal puuduvad veel isiklikud lapsed. Ja loomulikus maailmas tuleb ühel hetkel selline nagu koht, aga ma räägin selle enne, et samamoodi ka selles eas võib-olla, kui me räägime, et noor Kristuses, võib-olla ta märkab, et kui me siin rääkisime varem, et kõik, mis ema ja isa teevad, on valesti, siis võib-olla ka seda iga iseloomust, et sa märkad neid asju, mida vanem generatsioon võib-olla ei tee päris nii, nagu Jumala sõna ütleb. Kas nad siis ei ole sõnakuulelikud, on ju. Aga sa märkad, aga miks sa märkad? Sellepärast, et Jumala sõna on sinu, sa oled Jumala sõnas, sa on nii palju tugevaks, et sa märkad neid asju. Ja samas sa märkad ka seda, mis on hea, on ju. Ja siin on just see, et siis sa saad ka seda oma potentsiaali rakendada. Aga nii nagu loomulikus maailmas tuleb ette, et ühel hetkel peab noor minema kodust välja. Ja kui nad ei lahku, siis mis juhtub? Nad ei saa tegelikult kasvada edasi. Nad ei saavuta oma täispotentsiaali. Ja sellest lõpuks tekib üks suur jama ja segadus. Ja ütleme, et kodus on ju hea ja turvaline olla,
ja on hea ka mõnikord näpuga näidata, kus võiks paremini olla, mida võiks paremini teha, on ju. Aga sellel hetkel tegelikult, kui see noor peab hakkama kodust välja liikuma, siis ta saab tegelikult aru, et ta peab oma elu eest ise vastutust hakkama võtma. Ta peab ise kõiki kulusid hakkama kandma, ise mõtlema, mida süüa, kus elada, kuidas majandada oma rahadega ja muud. Ehk siis ta tegelikult hakkab märkama, et mis tegelikult kodus hästi oli või halvasti, samamoodi, et mõlemad tegelikult, tal tekib mingi võrdpilt, ta tegelikult saab aru, kui väga teda hoiti, kui palju teda poputati, kui tal oli tõesti terve perekond. Aga samas ta märkab ka, mis võib-olla mujal on kuskil hästi. Ja et tal on vaja seda kogemust, et ta astub välja sealt kodust ja näeb ja kogeb ja hakkab reaalselt ise oma ajusid ragistama, lahendusi mõtlema, et välja kujundada seda oma elu ja tegelikult, et ka väärtustada oma peret. Et mõnikord on hea öelda, et miks asjad paremini ei ole, aga kui sa lähed oma elu peale ja kogu see koorem on järsku sinu kanda, mitte vanemate kanda, siis sa tegelikult näed ära, et tegelikult ega see ei olegi nii lihtne teha mingeid asju. Ja siis sa mõistad seda koormat, sa mõistad seda, miks mingid asjad ei ole võib-olla leidnud lahendust. Aga samuti on see ka tegelikult kogudus peaks olema kui perekond, et noored siis, kui küpsenud jüngrid, nad vajavad tegelikult neid väljasirutumise kohti, et saada kogemust ja tunnetust. Neil on vaja seda kasvulava ja mõnikord on selleks siis vajalik minna mujale, võib-olla mingi teine keskkond, mõni teine kogudus, mõni teine perekond, aga mõnikord on ka koguduses piisavalt kohti, et see inimene saaks kasvada ja oma potentsiaali rakendada. Aga see oluline punkt on tegelikult siin lasub võib-olla juhtkonna peale, et nad ei takistaks seda kasvu. Et usun, et kõik, kes siin on vanemad, siis me tahame, et meie laps edeneks. Kuidagi tõelisele vanemale on see, et ta tahab, et tema lapsel oleks alati, et laps võiks olla edukam kui tema, et tal oleks parem stardipakk, kui temal oli, kui tema oma elu peale läks . Et me tahame anda kõik oma nõuanded ja kogu oma tarkuse talle kaasa, et tal oleks lihtsam alustada ja et ta võiks minna kaugemale ja pikemalt kui meie. Ja mõnikord me räägime meie kogudusest, ma räägin üldiselt, võib juhtuda, et koguduses on selline olukord, kus see vanem tegelikult hakkab hirmu tundma, kui laps või see vaimulik laps siis või keegi hakkab edenema või jõuab kaugemale kui tema ise. Ja ta tunneb ohtu, et äkki mind kukutatakse kuidagi sellelt platvormilt. Aga tõelised vanemad tegelikult ei tohiks tunda hirmu, kui nende laps edeneb. See peaks olema nende eesmärk. Et ta tahabki, et tema see jünger, tema laps, tema kõrval, ta kasvaks ja jõuaks kaugemale kui tema. Ehk siis kokkuvõttes, mida see noor siis vajab? Ta vajab liha, mitte enam piima. Kui see noor saab kogu aeg ainult piima, siis ma kohe räägin siis, mis juhtub, on ju. Aga ta vajab seda steiki, ta vajab seda reaalselt seda liha. Ja see tähendab siis tegelikult ka võib-olla vähem õpetust, aga rohkem praktikat. Ta ei ole enam rahul sellega, et ma ainult kuulan ja vaid ta tahab reaalselt ka midagi seda praktikasse panna. Ehk siis ta vajab tegelikult rohkem väljakutseid, võib-olla missioonireise, võib-olla mingit aktiivset kaasateenimist. Tal on kogu aeg vaja mingit actionit, proovile panemist, võimalusi õpetada, jagada ja võtta vastutust. Sellepärast, ma nüüd kohe jõuan jälle tagasi selle, et miks see on vajalik. Kui see noor ei saa piisavalt väljakutseid oma elus, siis ta pettub. Tekib frustratsioon, niisugune sisemine frustreeritus ja seda lõpetab lõpuks oma kasvamise. Ta ei saa minna liikuda välja, ta tunneb, et ta on lõksus ja
kui ta lõpetab oma kasvamise, sest et kui sa annad noorele inimesele, täiskasvanud inimesele, sa annad kogu aeg ainult piima, ta kasv pidurdub, ta ei suuda kasvada. Ja kui see kasv pidurdub, siis ta tegelikult ka kaotab ühel hetkel selle esimese armastuse. Ja kui me kaotame oma esimese armastuse, siis lõpuks see inimene langeb ära. Nii et oluline on, et me kasvaks, et me ei jääks oma kasvus pidama, et me saaks suureks kasvada. Me peame suureks kasvama ja selleks meil on vaja õiget toitu. Beebidele on piim, täiskasvanutele, noortele on liha ja noor on juba selline, kes suudab ise liha süüa, et ta suudab ise võtta piibli kätte ja hakata lugema siit ja uurima seda. Et võib-olla kui nagu nooremale lapsele ta tuleb mu juurde ja ütleb, et hei, mul on see küsimus selle teema kohta, et mis piibel selle kohta räägib ja siis sa talle selgitad ja kuna sinu jaoks see on juba nii teada ja sa oled juba nii kasvanud Jumala sõnast, sa tead erinevaid kirjakohti ja sa räägid talle sellest. Aga noor tegelikult vajaks seda, et sa lihtsalt ei anna talle juba nii-öelda läbimõeldud vastuseid või juba oma arvamust või sellist nagu kindlaid vastuseid, vaid sa ütled talle, et näed, võta see kirjakoht sealt ja loe seda kirjakohta ja seda kirjakohta ja nüüd, kui ta need kirjakohad avab ja hakkab ise lugema ja seda läbi nagu töötlema, läbi nii-öelda sööma seda Jumala sõna, siis see kinnistub tema sees ja see sõna nagu avardub. Ja ta saab aru. Ja teinekord võib ka olla nii, et sa võid noorele öelda, et võta näiteks see teema ja hakka uurima seda Jumala sõnast. Ja tegelikult see on see, mis aitab kasvada. See, et sa ise hakkad lugema, sa ise hakkad läbi töötlema ja see on vajalik. Muidugi sa võid alati tulla ja küsida vanematelt kristlastelt nõu ja niimoodi, et see ei ole nagu see, et ma nüüd kunagi ei või öelda, mida ma arvan või mida ma tean, Aga just see, et sa ei teegi asja alati kõige lihtsamaks, et tal tekiks see harjumus ka vaikselt ise võtta Jumala sõna, lugeda, uurida. Ehk siis tal on vaja seda, noorel on vaja, et teda pannakse proovile. Tal on vaja praktikalt ja kui sina täna tunned, et sina oled see noor, kes vajaks sellist väljasirutamise kohta, sa tunned, et sa juba oled nagu, midagi nagu juba on sinu sees, sa juba oled nagu tulnud, et mul midagi ma juba tean, ja need asjad, mis me rääkisime siin, et sa tunned, et sa tahad seda väljasirutamise kohta, aga sa ei tea, kuidas või mida, siis lihtsalt kuskilt tuleb alustada ja sa lihtsalt pead alustama, sest kui sa ei alusta, siis lõpuks mis ma ütlesin, kui neid väljakutseid su elus ei tule, mõnikord sa mõtled, võib-olla see asi on minu jaoks liiga raske. Ja see raske on alati seni kaua, kuni sa ei võta ette tegelikult. Sellel hetkel, kui sa hakkad seda ette võtma, sulle öeldakse, et okei, selleks kuupäevaks sina tuled ja tunnistad näiteks, siis sa hakkad selle nimel tööd tegema. See ei olegi alati lihtne, aga kuskilt tuleb alustada. Nii et kui sa tunned, et sa tahad kuskil panustada, sa tahad kuskil kuidagi teenida, välja sirutada, ennast proovile panna, siis tule ja räägi ja anna teada. Ja me leiame mingi koha, kus sa saad seda teha. Ja see ei pea olema alati tingimata ainult koguduses, vaid sa saad alati ka minna välja. Need ongi need kohad, kus sa lähedki, kas või lähed tänavatele kuulutama, lähed lihtsalt kuskilt alustad, sa nagu kasvatad oma seda vaimu läbi ka praktika. Nii, vaata, mis meil tuleb siit. Ja me jõuame järgmise punkti juurde, mis on vanemad. Et Jumal on disaininud perekonna, et seal on ema ja isa. Ideaalses perekonnas võiks olla ema ja isa. Samamoodi on vaimulikus maailmas. Me vajame vaimulikke isasid, vaimulikke emasid ehk vanemaid ja lõpuks ka tegelikult vanavanemaid. 1. Korintuse 4.15 ütleb Paulus seal, et sest kui teil oleks ka 10 000 kasvatajat Kristuses, ometi ei ole teil mitut isa. Evangeeliumi kaudu olen mina teid sünnitanud Jeesuses Kristuses. Ehk siis ta räägib siin sellest, et
kuigi neil võib olla palju nii-öelda vaimulikke kasvatajaid, siis tema on see, kes on nad nagu sünnitanud, kes on neile algselt Jumala sõna rääkinud ja nad on tema kaudu tulnud uuesti sünni läbi elanud, on ju. Tema on nad sünnitanud nii-öelda Jeesus Kristuses. Eks ta on saanud neile vaimulikuks selleks isaks. Aga see ei ole nagu ei piirdu on ju sellega, et ainult see saab olla vanem, kes on selle konkreetse inimese uuesti sünnile toonud või sünnitanud nii-öelda siis Jeesus Kristuses. Et vanem on ka laiem. Ja ma küsin nüüd teie käest siis, millal saab vanemast vanem? Siis saab vanem või? Et siis, kui sa abiellud, siis sa saad vanemaks? Siis saad nagu abielupaar. Ja et kas vanem olemine on seotud vanusega, siis küsime niimoodi kõigepealt. Et kui ma olen piisavalt vana, siis ma olen vanem. Ei ole. Et tegelikult jah, sa võid olla ju vana, aga sul ei pruugi ühtegi last näiteks olla, siis sa ei ole ju vanem, nagu lapsevanem on ju. Et siis mis teeb vanemast vanem, ongi tegelikult see, et sul on lapsed. Ja samamoodi ka vaimulikus elus meil kõigil peaks olema neid vaimulikke lapsi. Võib-olla siin nii-öelda loomulikus maailmas mõni inimene ei saagi kunagi lapsi, aga vaimulikus maailmas meil saab alati olla vaimulikke lapsi. Ja sellepärast ka Jumala sõna ütleb, et neid siis saab olema rohkem lapsi ja nii edasi, et need, kes ei ole nagu mehele läinud, on ju. See räägibki nendest vaimulikest lastest, ma korra mõtlen. Ehk siis see on jah, see loomulik nii-öelda elu osa, et me jõuame ühel hetkel sellisesse küpsusesse, kus me igatseme saada neid vaimulikke lapsi ja nad sünnivad ja me näeme nende üleskasvamist ja võib-olla siis nemad loovad oma pere ja me näeme nende lapsi ja meist saavad need vaimulikud vanavanemad neile. Nii et vaatame siis korra üle, mis siis on need vanemate märgid. Nad on vanemad usklikud, vaimulikult tugevad ja küpsed jüngrid. Nad on keegi, kes tunnevad Jumalat sügavuti nii sõna kui kogemuse kaudu. Mida ma selle alt siis mõtlen, et nad tunnevad Jumalat sügavat, pikka aega ja isiklikult. Ei ole lihtsalt see, et see inimene ütles ja ma lugesin sealt raamatust seda, vaid tal on reaalsed kogemused. Ta on midagi oma elus läbi elanud, ta on reaalselt seda elu elanud koos Jumalaga, ta käib, tal on neid nagu läbi elamisi koos Jumalaga. Ta teab, kuidas olla vanem, ta teab, kuidas sõna jagada. Tal on reaalselt neid kogemusi, kuidas ta on olnud juhitud Püha Vaimu poolt, kuidas tervendada haigeid, kuidas ajada välja kurja vaime. Tal on kogemusi, kuidas jagada seda kõike teistega. Ja muidugi, mis peamine selle punkti juures, ta omab vaimulikke lapsi. Tal on kedagi oma elus, kellele ta on vaimulikuks emaks või isaks, keda ta saab jüngerdada, keda saab üles kasvatada, kelle ta saab toeks olla, nagu me nägime siin beebidel. Neil on vaja seda julgustust või noortele, neil on vaja, et sa oleks nende kõrval, jagaks neile Jumala sõna, õpetaks neid, juhataks neid. Jah, nad on tugevad siis sõnas, nad käivad vaimus. Ja neil on eristamisvõime ja juhendamisoskus. Tal on see kõik olemas. Enam ei ole nagu asi nagu temas nii palju kui selles, et vaid tema nagu missioon rohkem nagu järgmise põlvkonna kasvatamises ja nende vabastamises sellesse. No, mida ma siin selle eristamisvõime all nagu silmas pean, et nemad suudavad juba eristada head ja halba, nad suudavad ka keerulisemaid olukordi, sest neil on tõesti tekkinud see tugev nagu tunnetus
ja kogemuslik, nii nagu ma siin päris alguses lugesin teile kirjakoha. See oli siis heebrealastele minu arust. Et heebrealaste 5. peatükis, et tahketoit on täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Kui sul on nagu nii sügav osadus ja Jumala tundmine, siis sa juba tead, sul on juba nii palju seda pagasit ja sul on seda nii palju ja piisavalt, et sa suudad ka teisi õpetada ja juhatada selles. Ja korraks võtan siit selle 1. Johannes uuesti lahti. Johannes kirjutab veel seal 2. peatükis, et ta kirjutab seal 2 korda. Ma kirjutan teile, isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. See on 13. salm. Ja ta rõhutab seda jälle uuesti, kordab 14. salmis, et ma olen kirjutanud seda teile, isad, sest te olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ja see on tegelikult hästi sügav, et see ei ole lihtsalt nagu see, et sa oled ära mõistnud Jumala, et ta oli nagu loomise alguses või et ta oli Jumal või ta oli Jumala poeg, vaid see, et ta oli kõike enne seda, sul on nii tugev arusaamine ja nagu Jumala tundmine, mis on nagu, on keeruline seletada võib-olla, aga ma usun, et kes teab, see tunneb nagu ära selle, et sul on tekkinud aastate või selle aja jooksul nii sügav ja tugev arusaamine Jumalast ja usaldus tema vastu. Nii, aga vaatame siis, mida vanemad vajavad. Nemad vajavad investeerida teistesse, kasvatada järgmist põlvkonda, astuda juhtivale, eestvedavale positsioonile või Jumala antud ametitesse, mis on siis Efesoste 4:11 ametid. No, inglise keeles on see nagu fivefold ministry, eesti keeles ei ole nagu päris sellist nagu õiged või nagu head väljendit, kasutatakse vist rohkem, et Efesoste 4:11 ametid. Ja sellest ma ilmselt jagan kunagi tulevikus, et need on need erinevad ametid, mis Kristus on määranud koguduse jaoks. Aga need inimesed, kes tõesti on juba saavutanud selle küpsuse oma elus, ja endiselt see on see pühitsusprotsess, milles nad ise pidevalt kasvavad juurde, aga nad on juba saavutanud sellise küpsuse, kus nemad nüüd saavad panustada, investeerida järgmisse sugupõlve, järgmisse põlvkonda, kasvatada üles neid järgmisi inimesi. Ja neil on vaja, et nad saaks astuda sellesse positsiooni. Ja kui sa sünnid uuesti, siis sul ei tasu võib-olla hakata kohe mõtlema, et mis rollis ma peaks nagu nüüd olema, et nendes Efesoste 4:11 on ja ametid erinevad, seal prohvetid, evangelistid ja kes seal kõik on, et sa ei pea hakkama kohe mõtlema, et kes ma nüüd olen umbes, et sinu roll, kui sa sünnid uuesti või kui sa oled laps, sinu ülesanne kõigepealt suureks kasvada ja saada tugevaks sõnas, tugevaks kogemustes ja tunnetuses samamoodi läbi Jumala sõna, läbi praktika. Ja ma ütlen sulle, kui sa kasvad sellesse küpsusesse, siis sa kasvad ka nendesse ametitesse tegelikult. See selles mõttes, sa võid juba uuesti sünni hetkel kogeda, et sinus on Jumala and, aga sa ei ole selles veel küps. Sa ei saa veel õpetada kedagi teist selles, sest sa ei ole ise veel piisavalt küpsend selles. No ma toon näiteks näite, et Jumal on näiteks minu elus väga palju kasutanud unenägusid ja nägemusi. Kui ma sain noore kristlasena ja ma nägin neid, ma ei osanud seda veel isegi mõista lõpuni. Aga ajaga, kogemustega ma sain selles tugevamaks, ma oskasin seda paremini jagada, oskasin neid paremini tõlgendada ja ma nägin seda, kuidas Jumal seda kasutab, seda andi. Ja nüüd ma võin öelda, et ma juba olen nii palju seda kogemus ja
ja nii-öelda, kui ma olen ka jaganud ja tagasisidet saanud, ja need asjad on nagu tõesti täide läinud või niimoodi, et siis tõesti, et ma näen seda, et Jumal on seda andi kasutanud, ma olen sellest kasvanud küpsemaks. Aga ma ei oleks suutnud siis, kui ma sellest nagu teada sain, ma ei oleks suutnud sellest nagu õpetada kedagi või juhatada, kes võib-olla samamoodi teenib näiteks selles annis. Aga nüüd ma tean, mida ma saan anda edasi. Ja samamoodi ka neid ande on nagu erinevaid. Ja kui sina tead, mis on sinu and juba, siis panusta sellesse, kasva selles, kuniks sa jõuad sinna küpsusesse, kus sa tunned, et sul on piisavalt seda kogemust juba, et sa saad ka teisi õpetada, sest need annid on tegelikult antud kõik koguduse ülesehitamiseks. Et need ei ole lihtsalt meile ainult endale kasutamiseks, vaid nii, et ka teised võiks selles annist tugevaks saada. Ja ma siia lõpetuseks tõin seda vanemlikku mõttelaadi, et lõpeta lihtsalt juht olemine ja hakka vaimulikuks vanemaks. Et kogudustes, nagu me rääkisime siin ennem, me ei vaja juhte tegelikult. Me juhte vajame nii-öelda ka kedagi, kelle poole püüelda, aga me vajame tegelikult vajame vaimulikke vanemaid oma ellu. Sest tõeline edu peitub selles, kui järgmine põlvkond meid tegelikult enam ei vaja. Nad kasvavad niimoodi, et nad suudavad juba ise järgmisi usus kasvatada. See peaks olema meie eesmärk. Kui me tahame olla ainult juhid, siis on see, et kui sina ära kukud, siis kukuvad ka kõik teised ära. Ja see ei ole tegelikult see, mida me tahame. Et seda on korduvalt olnud kogudustes, et on üks juht seal ees ja kui tema komistab ja tema kukub, siis pooled lähevad ära, pooled kukuvad ja langevad usust ära. See näitab tegelikult, ei ole olnud seda vaimulikku kasvu. Ja me tegelikult vajame, et meil igal ühel oleks neid vaimulikke vanemaid meie kõrval. Ja et me armastame ilma kadeduseta, armukadeduseta, sest tõelised vanemad ei ole oma laste peale kadedad. Nii nagu ma rääkisin, me tahame, et meie lapsed oleks edukamad. Kui sina oled vanem ja sa tunned ühel hetkel, et see minu kõrval olev laps, see vaimulik laps, ta on juba palju nii-öelda edukam või palju nagu, ta jõuab palju rohkem või ta suudab palju rohkem kui mina, ära muutu kadedaks. Ära karda neid üles tõsta ja edasi innustama edasi minema. Ära hoia neid kuidagi tagasi, vaid see ongi kõige parem, kui nemad jõuavad kaugemale kui sina. Lase neil proovida, teha vigu ja juhata, kus on vajadus, aga ilma, et sa muutuksid nagu kontrollivaks. Ja sa saad olla juht tegelikult ja võid olla juht. Ja sa saad olla juht paljude jaoks, aga sa saad olla vanem väga väheste jaoks. Väga võib-olla ei ole, aga õige hea sõna, aga vanem väheste jaoks. Sa võid olla juht paljude jaoks, aga sa saad olla vanem väheste jaoks. Mida ma mõtlen on see, et sa võid olla juht ja sul võib olla mingi 1000 inimest vaatajaskond kuskil, kes vaatavad sinu poole ja nad võtavad sind eeskujuks. Aga vanem sa saad olla väheste jaoks, sest see eeldab reaalselt nagu rohkem füüsilist panustamist, kohalalu nagu reaalselt käes küljes investeerimist selle inimese ellu. Nii et tegelikult eesmärk ei olegi nagu, et massiliselt meil oleks nagu tohutult neid inimesi, vaid pigem on see kvaliteet. Meil võib olla vähe neid, keda me kasvatame, aga tähtis on see, et nad kasvaks tugevaks. Sest kui sa kasvatad üles tugevaid jüngreid, siis tegelikult lõpuks on see vili palju rohkem, palju suurem. Sest et ütleme, et sul võib olla 50 järgijat ja sul tundub, et kogu selliselt palju on ja, aga kui nendest ükski tegelikult ei kasva sellest beebi ja imikujast edasi ja ta jääb igavesti selleks imikuks on ja, sest ta tegelikult ainult on sinu küljes kinni ja ta ei tahagi õppida või ta ei suudagi või mis iganes, siis tegelikult kui sina ühel hetkel sind ei ole,
siis tema ka langeb ära. Ja tegelikult, mis siis tulemus oli? Sul võis näiliselt olla silma ees, et palju, aga kui sind enam ei ole, siis kes seda tööd jätkab? Et tegelikult on palju parem see, kui sina kas või saad ühe lapse, kes kasvab suureks ja kes kasvatab oma korda järgmise põlvkonna ja lõpuks tegelikult see vili on palju suurem ja püsivam ja see on jätkusuutlikum. Mis mul siin on? Ja neid vaimulikke lapsi, neid tuleb meie ellu. Kuidas me neid vaimulikke lapsi saame, kuidas me loomulikult saame. Meil esiteks tekib mingi igatsus, on ju. Ja me tahaks lapsi saada üldse. Aga vaimulikus maailmas tegelikult Jumal juhib meie ellu teatud ajahetkedel inimesi. Ja see on selline nagu loomulik viis, kus me saame hakata jüngerdama ja olema olemas. Ehk siis võib-olla nad on algusest peale meie poolt juhitud Jumala juurde, võib-olla käisin tänaval, kuulutasin, võttis vastu, tõin ta Jumala juurde nii-öelda, et ta sündis uuesti ja nüüd ma saan olla talle vaimulikuks vanemaks. Aga mõnikord me peame lapsendama. Võib-olla ta sündis kuskil seal Billy Grahami koosolekul, aga kolis siia. Ja nüüd ma näen, et ta vajab kedagi enda kõrvale ja see on see minu võimalus astuda ja olla talle olemas. Mõnikord meil on vaja võtta see otsus vastu, et ma olen ta jaoks olemas. Ja mõnikord meil tekib tõesti see pühavaimu tunnetus, meil on vaja tõesti lapsendada keegi, võtta oma hoole alla, olla ta kõrval. Ja mõnikord meil tekib see igatsus, siin sa rääkisid abielupaarist, aga tõesti, et meil tekib pühavaimuli poolt tunnetus või igatsus, et kuule, rajame koos sinuga uue koguduse näiteks, see on uus perekond nii-öelda. Ja läbi selle teenistuse sinna tekivad uusi kristlasi, keda me saame hakata olema neile vanemateks. Et neid viise on nagu erinevaid. Me võime tunda seda nagu juhatust või need inimesed tõesti, või me võtame selle otsuse vastu, et nüüd on õige aeg välja astuda, nüüd on õige aeg teha seda, nagu Kristel ja Urmas siin tulid ja said südamesse, et nad peavad siia koguduse rajama. Ja täna me oleme siin. Nii et, korra panen siia. Et siis kokkuvõttes, need on need etapid meie elus, kuhu me saame edasi liikuda. Ja mõelge selle peale, mõelge, kus teie olete oma vaimulikus nagu kasvus. Mida teie vajate? Mis on need kohad, kus teie nagu, kus te olete ja mida te võib-olla vajate? Ja ma arvan, me koguduse juhtkonnaga ka mõnes mõttes me nagu juba tunnetame osade inimeste puhul on, et kus nad võiks olla, aga sa võid ka ise tulla meie juurde ja öelda, et ma tunnen, et ma olen seal. Ja see on oluline, et me kogudusena, et iga liige saaks nagu seda õiget vaimutoitu. Et ta ei känguks ära, et me ei annaks noorele liha ja beebile liha ja noorele piima, et see tekiks see nagu ühtlus, nii et võib-olla on vaja eraldi võtta, siin on meil erinevad, Urmas on viinud läbi ka alustavad, kuidas see nimetakse, kristlaste koolitust, seda mingit baasõpetust, ja nii edasi. Kristlase kasvamise klass, okei, see on selline nimi. Või avastajate grupp, igasuguseid põnevaid. Et neid viise on erinevaid. Aga võib-olla on hoopis vaja midagi uut. Võib-olla on vaja meil midagi nagu täiesti muuta ja luua midagi sükest, mis on juba noortele ainult suunatud või ainult beebidele suunatud või ainult juba vanematele suunatudki kasvõine. Et ka see tegelikult ka vanemad ja vanavanemad, et isegi kui sa oled ju noor, sa ikka helistad oma vanematele, küsid mõnikord nõu neilt. Mul tuli ka siin üks päev ette, et oli vaja teada, kuidas paikatekki pesta, et kas on villane või on ikkagi puuvillane. Et me ikka vajame seda nõu ja ikka saame helistada ja tegelikult see on oluline, et meil kõrval oleks neid inimesi.
Ja teine oluline, mida ma tahtsin mainida, et kui sa oled vaimulik vanem, see ei tähenda, et sa pead nagu kõike ideaalselt teadma. See ei tähenda seda. Aga see, et sa oled olemas selle inimese jaoks ja sa tead, kus abi saada ja küsida. Ja sul on juba see kogemus, see inimene, see ei ole nii, et sa nüüd tuled ja mul on ainult mingi kursus ja ma nüüd hakkan sulle siit ette lahduma neid asju, vaid ka tegelikult see, et sa võtad aega selle inimese jaoks ja see inimene tuleb su juurde ja küsib ise, mis küsimused tal on, et ta saab kasvada. Et see võib olla ka selliselt, et sa tõesti saad lihtsalt selle inimesega kokku ja kuulata mured ära ja vastata küsimustele ja nii ta kasvabki ka. Aga aitäh teile kannatlikkuse eest. Ma loodan, et see kuidagi oli abiks ja aitas mõista natukene rohkem. Tahtsin veel tegelikult tulla nüüd lisada siia lõppu, selle jutluse lõppu, mis ma unustasin öelda, oli seda, et kui selles loomulikus maailmas, need on mitmekümned aastad võib-olla, kus me kasvame vanemateks, siis vaimulikus maailmas see võib toimuda väga kiiresti, mõne aastaga, kui sul on õige toit, õige vanem su kõrval. Et samamoodi, et kui sa lähed kooli ja õpid, näiteks lähed bakalaureust õppima ja 3 aasta pärast sa ei ole ikka veel seda eriala selgeks saanud, siis on midagi väga viltu, kas kooliga või sinuga, et kas sina ei õppinud või kooli ei osanud sind õpetada. Et samamoodi ka vaimulikus elus, et kui sul ei ole see õige toit, kui sul ei ole see õige õpetus või kui sa ise ei ole nagu innukalt seda omandamas, siis see kasv jääb nagu niruks. Aga kui sul on need olemas, siis see kasv võib toimuda väga-väga kiiresti ja sellepärast me ei saa nagu nii-öelda füüsilises maailmas me ei pruugi näha, et võib-olla mõni 30-aastane on imika, aga võib-olla mõni juba 15-aastane on juba vaimulik ema ja isa, et selles mõttes, et mõtelge nagu ka selle peale natukene, et see ei pruugi nagu alati nagu niimoodi välja näha, nagu me füüsiliste silmadega näeme. Aga et see on võimalik ja see kasv saab olla kiire, kui on kõik olemas vajalik selleks. Just. Amen.